Tere ilusat esmaspäeva! Minu tänased mõtted puudutavad teemat juhtimine, impulsiivsus, nii-öelda siis mental toughness või mentaalne tugevus. Ja need kõik on loomulikult seotud oma eesmärkide elluviimisega, ükskõik mida see siis, ükskõik mis eluvaldkonnas, on ju. Mina räägin ikka äri ja raha loomise kontekstis, aga sa tead, et alati neid nii-öelda siis mõtteid, kui kõnetavad, saad kasutada siis igas eluvaldkonnas ja iga kord, kui ma siia mere äärde tulen, siis tulevad kuidagi head mõtted, mida saan teiega jälle jagada. Aga see mõte sai alguse ühest kunagisest koolitusest, kus ma osalesin oi-oi kui palju aastaid tagasi. Ja seal räägiti CEO-st ja mis see CEO siis või kes see tegelikult on. Ehk siis, kui inglise keeles on CEO, Chief Executive Officer, siis seal oli juttu sellest, et CEO on Chief Emotional Officer. Ja just selles kontekstis, et tegevjuht ettevõttel siis on keegi, kes kontrollib kogu ettevõtte kultuuri, emotsioone, emotsionaalsust ja eelkõige siis iseenda oma. Ehk siis, kui ettevõttes on rasked ajad, siis tegevjuht oma töötajatele, alluvatele ei tohi seda välja näidata, sellepärast et inimesed, kellel on vähem nii-öelda enesekontrolli, oma emotsioonide kontrolli, siis nemad kipuvad jutustama, kipuvad rääkima emotsiooni pealt, ehk siis nad lasevad oma emotsioonid käiku ilma seal tagataustal siis teadlikult analüüsimata või küsimata või mis iganes ja hakkavad rääkima, issand, äkki keegi vallandatakse või tead, mis see tegi ja nii edasi. Ja sellepärast, et selliseid asju, nii-öelda mõttetuid hirme kollektiivis ei tekiks, et mitte segada siis töötajate produktiivsust, efektiivsust ja nii-öelda siis rahulikku kultuuri hoida, sõbralikku kultuuri hoida, siis üks tõeline tegevjuht on nii-öelda siis väga tugev oma emotsioonide, oma impulsside kontrollija, ehk siis sul on väga tugev mindset või see mental toughness, eks. Ja ta ei reageeri, vaid ta mõtleb pikemas perspektiivis. Kindlasti oled sina ka kuulnud väljendit, et edukad inimesed mõtlevad pikemas perspektiivis. Nad ei mõtle tänasele, nad ei mõtle sellele, mis on homme. Nad mõtlevad tänapäeva muutumas maailmas, ma ei oska enam öelda, aga ikkagi pikalt ette, et mis on see tulevikus, on ju. Et tegelikult muutuv maailm on ainult need tööriistad ja väline, et sisemine endiselt ikkagi ei muutu ja on teatud baasstruktuurid, mis endiselt edasi käivad veel, eks. Aga üks hea näide veel, et kui miljonär kaotab ühe tehinguga komisjoni pealt komisjonitasusid näiteks 30 000, kas see lööb teda rivist välja? Ei löö, sellepärast et tema mõtleb ammu ette juba. Tema jaoks see 30 000, see üks tehing ei ole mitte midagi. Kui töölisklassi jaoks on see väga suur raha, on ju, siis tema mõtleb, et see ei ole tema jaoks mitte midagi, sest ta teab, et tal on järgmised tehingud ootamas. Kõik see töötab nagu üks süsteem, on ju. Et ma täna siin süsteemsusesse ei lähe. Sellest ma olen siin ka rääkinud ja ilmselt tulevikus räägin veel, et omale sellist jõukuse süsteemi ja kasvusüsteemi on hea luua. Aga ühesõnaga, et ma ei keskendu ainult sellele ühele hetkelisele asjale, vaid ma mõtlen pikemas perspektiivis ette ja nüüd, kui mul tekib selle ühe asja pealt emotsioon, siis ma mõtlen, et oot, stopp, kas see nüüd teenib mind, mis ma emotsiooni pealt teen, näiteks see käik, ütlen reeglina, on ju, esimene asi on kohe, me purskame välja, see impulsiivsus just, mis ma teen oma impulssi pealt, kas see teenib mind ka pikemas perspektiivis või ei teeni, kas see emotsioon, mis nüüd tuleb, kas see mõjutab mind, minu vara, minu ettevõtet, minu elu, minu tervist, minu suhteid pikemas perspektiivis.
või on see ainult hetkeline mingisugune emotsioon, on ju. Ja siin ongi see, pane tähele või hakka märkama enda impulsiivsust. Minul on need mõtted just see CEO teema, on ju, Chief Emotional Officer, ehk siis kuidas ma kontrollin oma emotsioone. Kui mul on ka teinekord mingisugune raske päev või noh, ütleme siis mingisugune kont, mida tuleb närida, lahendus tuleb otsida, on ju, siis esimese hooga ma tahaks nagu kohe välja pursata seda. Ja varasemalt ma seda kindlasti ka olin, aga minu nii-öelda siis sisemaailm, sisepilt on muutunud minust endast ja nüüd ma olen hakanud ennast teistmoodi jälgima. Ehk siis vaatame just nimelt, kus ma tahan hakata impulsiivselt käituma ja siis ma mõtlen just selles pikemas perspektiivis, et oot-oot-oot, stopp, on ju, miks? Kunagi oli see müügiga niimoodi, et ehk siis ma tegin ühte müüki, on ju, ja ma panin kogu oma fookuse, kogu oma emotsiooni, kogu energia. Nüüd peab tulema, kui siit ei tule, siis on läbi. Aga kui sa mõtled pikemas perspektiivis, oota, noh, kui suur mõju sellel tegelikult veel on, kui sa oled planeerinud, noh, veel ja veel, on ju, et see on see järjepideva sissetulekustrateegia, on ju. Et sul peab see masin kogu aeg töötama. Ja kui sa nüüd mõtled nagu pikemas perspektiivis, siis on oot-oot-oot. Isegi kui sa ei tea, mis on pikemas perspektiivis, siis ei tasu seda kohe välja pursata sellel samal päeval, on ju. Noh, see on umbes nii, et keegi annab sulle kriitikat, siis sa pead pljauh kohe vastu impulsiivsuse emotsiooni pealt, on ju, ilma et sa pärast nagu noh, mõtled, et kurat, oli vaja seda teha, eks, vaid stopp, kas sul on võime ennast pidurdada ja natukene seda impulssi tagasi hoida ja hakata nüüd mõtlema pikemas perspektiivis, kas see inimene, kes mulle ütles, kas ta üldse on mulle oluline, on ju, kas selles on tõde. Kui ma ei võta nüüd isiklikult, kui ma võtan endast sealt välja, et ma iseenda kohta niimoodi arvan, on ju, noh, reageerime, emotsioon on taga siis, kui see iseenda koht, sa ei ole endaga nii-öelda korras, on ju. Ei ole iseendaga sõber, siis me reageerime nendele asjadele, sest kui sa saad kriitikat ja sa ei reageeri emotsionaalselt, aga mõtled, et äkki see on mulle abiks, siis see on hoopis teistsugune suhtumine. Ja vaata, see kõik tuleb juba baasilt. Ehk siis, mis ma olen aru saanud iseenda pealt, on see, et minu impulsiivsus ja emotsionaalne käitumine on vähenenud tunduvalt varasemate aastatega, kuna ma olen teinud iseendaga sügaval tasandil tööd, eks. Mida rohkem, ma ei mõtle selle peale näiteks, kui mu tütar reageerib üle mingitele asjadele, on ju, siis ma ei lähe iseendast välja, ma tean, et see ei puuduta mind, eks. Vaid see on tema mingisugune teema ja ma oskan, noh, mõtlen jälle pikemas perspektiivis ette, ahah, okei, ja siis ma tean, mismoodi ma siis nüüd teadlikult, rahulikult käitun. See on seal, noh, ma olen ka kunagi rääkinud sellest rahulikust enesekindlusest, eks. Et pane tähele, kus sa reageerid ja siis miks sul on vaja see välja öelda. Et mina olen kuidagi eriti viimaste kuudega olen hästi endasse tõmbunud, mitte sellepärast, et ma tahaksin ennast peita inimeste eest või varjata, vaid just nimelt mul on hästi tugev nii-öelda ikkagi sisemaailm, mis on kogu aeg olnud, aga ma ei vaja seda enam nagu niimoodi välja näidata, vaid ahah, okei, siin ma tahaksin niimoodi käituda, aga ma valin mitte seda teha. Siin ma läheksin kohe niimoodi, aga ma valin praegu mitte seda teha, on ju. Et ma ei, praegu tuli näide, lastega on tihti see, et kui, ma ei tea, huviringis kuskil läheb kehvasti, siis nad tahavad loobuda, on ju. Mina oma tüdrukutele ütlen, et aga loobume siis, kui on hea aeg, on ju. Et ta ei lähe selle negatiivse emotsiooni pealt, et ta ei saanud näiteks võiduelamust või midagi niimoodi, et kui sul on hästi, siis küsin, kas sa tahad endiselt loobuda ja kui nad siis tahavad ka loobuda, tunnevad, no jah, läks hästi, aga ikka ei ole päris see, siis okei, see on midagi muud. Mitte me ei tee emotsiooni pealt, et me lükkame seda emotsiooni edasi, on ju, et me ei tee emotsiooni pealt otsuseid. Et hästi seda pikemas perspektiivis mõtlemist ma juurutan ka vaikselt läbi selliste tegevuste oma tüdrukutesse, aga see tuleb märkamisest, see tuleb teadlikkusest ja sa saad teadlikult märgata ainult siis, kui sul on juba teatud baas see eneseväärtuse teema, et ma ei pea õigustama, ma ei pea ennast kaitsma kellegi eest, millegi eest, siis hakkad vaatama, okei, ja siin on nii, aga ma ei pea, ma ei vali seda, eks see teadlikum valik tuleb siia ette.
nii et CEO-d, jah, mitte siis executive, vaid emotional. Kontrollime oma impulsiivsust, kontrollime oma emotsionaalsust. Mitte emotsionaalsus ei ole halb, see, et sa oled võib-olla väga südamlik ja nutad asjade peale, mina ka. Ma ei tee seda absoluutselt endas maha, ma nutan kogu aeg igasuguste asjade peale, nii rõõmust kui ka pigem just rõõmust filmide ajal ja nii edasi. Et see ei ole see, millest ma räägin, vaid just see, et sul on vaja enesekaitseks põmm läbi saada või ennast nagu kiiresti midagi välja öelda, vastu öelda, või siis tahan, teen, tahan, ei tee. Näited ärialaselt näiteks on ju pikemas perspektiivis selleks, et üles ehitada, sa pead järjepidevalt vähehaaval, normaalselt mõistlikkuse piires, on ju, panustama. Ma olen siin rääkinud ka, tee seda naudinguga. Naudinguga tähendabki tegemine selles, et sa ei tõmba ennast üle, sa ei põleta ennast läbi sellepärast, et ma pean, on ju. Ja sul ei ole seal taga seda süütunnet, vaid sa teed seda, mis sulle meeldib teha. Ja see, mis ma mõtlen, mis mulle meeldib teha, see tähendab seda, et ma lähen oma visiooni järgi. Ma lähen selle järgi, mis mind kutsub. Kas see on alati hetke emotsiooni pealt, et oi, mulle kogu aeg meeldib kirjutada või oi, mulle kogu aeg meeldib siia videosse rääkida, on ju. Ei ole, aga ma mõtlen, mulle meeldib seda teha, sest see viib mind lähemale minu visioonile, kuhu ma tahan jõuda, on ju. Või siis see kutsub mu sees, et Liina, tee seda, on ju. Mitte jälle konkreetne see, vaid Liina, praegu käi seda teed, on ju. Ja ma teen seda. Et see on see mitte emotsionaalne hetke käitumine, vaid jälle pikemas perspektiivis mõtlemine, on ju. Ja niimoodi me olemegi suhted, eks, et ma ei reageeri põmm, mis praegu on, vaid mõtlen, et oot, kas see, ma ei tea, väike konflikt näiteks oma elukaaslasega, abikaasaga ja ma otsustan emotsiooni pealt olla vihane, sellepärast et ta, ma ei tea, ei palunud vabandust näiteks mingi asja eest, mis minule hinge pihta käis, on ju. Kas ma valin kohe reageerida, kas ma valin toriseda või oot, miks ma niimoodi reageerin, on ju, ja kuhu see pikemas perspektiivis viib meie suhte, minu heaolu, on ju, kui ma olen valinud ta omale kaaslaseks ja ma teda endiselt armastan, on ju. Et kas mul on mõtet toriseda ja siin teha nägusid või me saame rahulikult, ma saan väljendada ennast ja me saame eluga edasi minna. Et ma ei kanna endas seda tunnet kaasas ja ei mõtet, vaid noh, see sööb mõttetult energiat, eks. Ehk siis sa, vot siin tuleb just välja, et sa oma sees teed sellise sisekaemuse ära, aga noh, selleks muidugi on vaja tööriistasid, et ja mina kasutan neid tööriistasid, mis ma olen pannud vana enesekindluse või siis ma olen piisav koolitusse, et soovitan seda, neid tööriistu sealt kasutada, et elupeegel ja andestamine ja kõik see, et see on minu jaoks muutunud nii automaatseks protsessiks, aga vot ka seda juurdlen mina, et kuidas ma olen muutunud selliseks, et ma lahendan enda sees need emotsionaalsed, need impulsiivsed küsimused väga kiirelt ära ja just nimelt, kui mul on mingisugune äriline, rahaline küsimus, kont, mida närida, mulle meeldib seda nii-öelda challenge, on ju, et ma ei lähe kohe impulsiivselt, vaid ma mõtlen, et oota, kas see nüüd toob päriselt kasu või kahju, on ju. Et ja just nimelt see chief emotional officer, et ma mõtlen kõiki kui oma tiimi täna. Et kuidas see, kui mina impulsiivselt räägin näiteks oma murest, oma, ma ei tea, treenerile näiteks, kuidas see mõjutab tema nägemust või mismoodi tema võib seda tõlgendada ja kas mul on mõtet seda üldse rääkida või ma hoian seda iseendale, on ju. Ja siis sa hakkadki nagu iseenda sees otsuseid vastu võtma, sa kuulad, mida teised räägivad, pigem muutud nagu ise vaiksemaks ja analüüsivamaks ja lähed nagu vaikselt, aga järjepidevalt niisuguse mõnusa jonniga oma teed sihikindlalt edasi. Ja siis sa tegutsed pikemas perspektiivis ja siis lõpuks tulevad ka need tulemused, mida sa päriselt tahad saada, sest lahendused on alati, on ju. Vot sellised mõtted, loodan, et ei läinud sinu jaoks väga pikaks lobaks, kui läks, pane 2 korda kiiremaks, saad info kätte või panid juba, aga kohtume sinuga siis uuel nädalal uute mõtetega ja keda huvitab see enesesabotaaži teema, siis neljapäeval on webinar tulemas, eks. Kohtume siis juba neljapäeval osadega teist. Tšau, tšau.